tere hommikust! Tere hommikust! Oleme küll hommikusöögi lauas, aga meie ees on 2 imelist torti. Kas hommikusöögiks võib vahel süüa ka torti, Evelin? Kes keelab siis? Absoluutselt, kes keelab, aga point ongi täna selles, et üks on ülitervislik toit. No, nimetame seda tort. Nimetame seda kas või siis dieettordiks. Kõlab mitte väga ahvatlevalt, aga no ikkagi. Ja teine on siis tavaline juustukook. Ja mõtlesime, et teeks jälle pime testi järjekordselt, sellepärast, et tänapäeval tõesti ei saa enam aru, et mis on tervislik, mis ei ole tervislik ja tervislik ja mitte tervislik pahatihti maitsevad üsna sarnaselt. Et enam ei saa öelda ebatervisliku kohta, et okei, et ma ei saa seda välja vahetada sellepärast, et sellel on oma mingi teatud spetsiifiline maitse, mida siis ebatervislikuga mitte mingil juhul pole võimalik kompenseerida. Aga ma hakkan kohe tulistama ja sina hakka rääkima, palun. Hakka jah, tulistama. Aga tegelikult on ju nii, et ma arvan, et siin isukohvikus ei ole mitte midagi ebatervislikku. Jälle tuleme selle juurde tagasi, et meil on siin lihtsalt küsimus selles, et nii lihtne on igapäevaselt süües. Nii lihtne on ennast paksuks süüa, ütleme otse välja. Ja kes meist ei armastaks siis kooki ka. Aga paratamatult, kui me peame kuidagi seda energiat, mis me sisse sööme, peame piirama, sest me lihtsalt oma päevase tegevusega ei suuda seda muidu ära kulutada, siis on hästi kaval just leida erinevaid selliseid nii-öelda lahjemaid variante. Okay. Ja meil on tõesti siin siis 2 kooki praegu testimisel. Üks on siis, ma arvan, et üle poole lahjem kui teine, isegi võib-olla 4 korda lahjem. Wow. Ja meil on siin testimisel siis juustukook ja teine on siis selline lahjem alternatiiv. Aga ma enne vist ei räägi, hakkame proovima kõigepealt. Jaa, aga visuaalselt muuseas ma ei oskagi öelda, sest mõlemad on siuksed natuke kallerdavad ja kui ma seda lõikasin, siis ka ta tundub imekerge ja see samamoodi. Et ausalt öeldes praegu ma nagu puht visuaalselt nagu ei oskagi öelda, et kumb on siis nüüd siis räme kaloripomm ja kumb on siis üüber tervislik magusroog, aga lööme kahvlit sisse ja proovime. Et tead, ma ütlen sulle seda küll, et jällegi minu külalised, kellele ma pakun ka tavaliselt neid nii-öelda dieetkooke, alati on vaimustuses ja miks mitte, kui on hea maitse ja sa tead, et see on patuvaba veel, no tõeliselt nutikas ju. Aga proovime, kas me saame aru, kumb on kumb ja kas see lahjem variant üldse sinu jaoks on söödav, ma ei tea. Appi, see oranžikas, see tundub üüber lahja, selline nagu minu jaoks isegi pisut maitsetu. Võtan seda lillamat natuke. Seda ma sööksin. Siia on isegi pisut natuke mingit moosilaadset asja sisse pandud või mingit želee tüüpi asja. Mustikamoos vist. Kui hea. Nüüd ma pean küll esimest korda ütlema. Ausalt öeldes ma proovin veel seda bežikamat. Proovi koos põhjaga. Koos põhjaga. Jah. Selle koogi võti ongi nautimine koos põhjaga. Okei. Nüüd juhtus selline asi esimest korda, et ma saan väga hästi aru, milline on tervisekook ja milline mitte. See näeb imeilus välja, kõik marjad, kõik on suurepärane. See võib-olla visuaalselt mitte nii väga, aga maitselt, ma maitses kohutavalt see on pisut minu jaoks vesise maitsega. Ehk siis teen järelduse, et see on tervislik ehk dieetikule ja see on siis normaalsele inimesele. Sa oled väga nutikas. No, võib-olla seda ei olegi tõepoolest üsna loogiline, et seda ei ole keeruline ära arvata, kumb on kumb. Ja ka mina tahaksin süüa võib-olla iga päev, 3 korda päevas võib-olla juustukooki. Aga juustukook
muidugi me võime seda vahetevahel endale lisada, aga nagu ka nimi ütleb, ta on tehtud toorjuustust ja me teame ju, mis toorjuustu rasvaprotsent on. Siin on ka võimalik olla natukene nutikas, et võib valmistada kookiga toorjuustu lahjendades seal pooleks, ma ei tea, kohupiimaga või maitsestamata jogurtiga. Igasuguseid kavalaid nõkse on olemas. Paratamatult me kõik jumaldame seda kõige rammusamat toorjuustu kooki. Ja kui me vahel teaksime, palju klassikalise toorjuustu koogi tükk meile kaloreid ja rasva annab, siis me tihti jätaksime selle võib-olla söömata. Siiski, jah. Okei. Aga see teine lahjem variant, loomulikult on maitsest tunda, et ta on lahjem, sest seal ei ole sees toorjuustu. See on tehtud nagu nii lahja kook kui üldse võimalik ja ta on valmistatud maitsestamata jogurtist, mangopüreest, sinna lisatud ka maasikaid ja põhi on tehtud siis täistera kaeraelvestest ja kookosõlist. Ehk et kordades lahjem kui klassikaline toorjuustu kook. Aga samas me saame öelda, et see on kook, mida me võime tegelikult iga päev nautida, kui me seda soovime. Ja võib-olla juustukooki lihtsalt siis sööme veidi harvemini, kui me tahame saledat joont hoida. No ma arvan, et selle dieetikute koogi puhul ongi nüüd see mõte, et oled suure seltskonnaga rooga nautimas või siis peale väga rammusat lõuna või õhtusööki tahad ikkagi natukene nagu midagi magusat nagu tahaks. Ja ma arvan, et see on jumalast peab paika, et inimesed söövad ju rohkem silmadega kui suuga. Ehk siis, et ennast lihtsalt mõnusalt tunda ja võib-olla endale ette kujutada, et see on maailma parim kook, siis võtta seda hästi suur tükki endale ette ja lihtsalt naudelda ja mõelda seda süües selle peale. Ma võin seda süüa nii palju, kui ma hing ihaldab ja mitte midagi ei juhtu. Aga üks nipp veel, et jällegi ega meie maitsed on kõik väga erinevad, mis ühele on liiga magus, on teisele paras ja vastupidi. Et kodus ise sarnast magustoitu või kooki tehes te võite sinna lisada rohkem erinevaid puuvilju või ka natuke mett või steeviaga magustada, et oleks magusam. Et variante on hästi palju erinevaid ja tegelikult on väga palju selles söömises, selles tegevuses just see nauding, mida me vajame. Ehk et see on väike selline ka enesepetmise nõks. Jah, aga vaadake, kui kaunis ta laua peal välja näeb. No minule maitseb. Sinule maitseb? No mulle maitseb see juustukook rohkem siiski see.